Tervist! Täna maitseme uut raamamargariini. Et mis tunne on? Kui siin salata, tunne oleks nagu jaanipäeval. Joonud ära 2 liitrit viina, tõmmanud jalga San Pellegrino sokkpüksid ja jäänud sipelga pessa magama. Ühesõnaga, täna proovime uut Dacia Sanderot. Ja põhimõtteliselt Clio, seesama uus Clio 4, too punane, mida me ükskord proovisime. Ja vaatame, on siin mingit erinevust. Erinevus muidugi üks on. Üks suur erinevus on see, et konkreetne see auto maksab 2 korda vähem kui Renault. Ja siin on Renault mootor, sellel diisel 1,5 liitrine, 55 kilovatti. Üsna äkiline pill on. Samamoodi ei kannata see auto, nagu ka see bensiinimootoriga Clio, ei kannata linnas viiendaga sõitmist. Multireid, näed jällegi, näitab 4 ja kiirus on 60, no okei, las ta jääda. Ja kui vaatame siis nagu lähemalt, mis selle raha eest pakutakse. Praegu sõites siin Peterburi teel, see kõige katkisem koht siin. Võin öelda, et Renault märgi all sõitev masin on nagu kõvasti mürarikkam, ehk siis kuuled kõike, mis väljast tuleb ja too eelmine auto tundis ära ka kõik augud. See on kuidagi pehmem, palju pehmem. Koostematerjalid on plastikust, nagu ikka. Selliste autode allkind algab sealt kusagilt alla 8000. Nii et no, ega siin ei saagi ju nahka ja kevlarit ja mida kõike ei saagi olla. Aga tundub, et näiteks linna inimesele üsna mõistlik valik, kui seda autot kasutada 5 aastat, esimene liising või 100 000 kilomeetrit garantii kehtib kogu aeg. Ma usun, et täitsa saab hakkama ja jääb ellu. Ja isegi on muusika kvaliteet on parem Renault. Kuigi no see on Renault, see on Rumeenia Renault. Samamoodi sama pidi, ehk siis valet pidi. See harjunud asi. Teelid on suuremad kui Cliol. Vaade on päris hea. See ongi teelist ka, et terve tagakun on näha. Kurta ei ole. No jällegi on, et auto on odav, kas ta ka hea, et odavad ja head ei ole olemas, et tuleb võtta 2 autot, siis on odav ja teine on hea. Kiirendab nagu pöörane. 20 kilomeetrit juurde hetkega, täitsa midagi. Et siin tulebki hetkid kõik. Kurat, kaeras siin kõik. Praegu teeme siis maantee testi. Vaatame, palju see suudab ära juua selle 20 minutiga, mis ma seal maantee pealt saarutan. Ma usun, et mitte oluliselt. Nii, vaatame, kuidas piraatplaat nende jukeboksis mängib. Oi, mis siin toimub? Nii. Rool on liigutada üles alla, kahjuks mitte nagu enda poole, seda ei saa. Et noh, ütleme just nagu ahviauto, et pikad käed lüüsid jalad. Nagu vaada. Ma selle eest saab istet liigutada diagonaalis üles alla,
ette taha ka muidu. Kõik võimalikud kohad on täis topitud turvapatju. Tundub olevat turvaline masin, no muidugi ta on nii pisike, et no mina nagu erilist ei peaks turvaliseks selliseid asju. Kui mats juhtub käima, siis on kurat kapastikuga tasa. Kiirus on meil 90. Vajutame aeglaselt, kuid siiski kiirendab. Pöörded on 2000. Täitsa võib öelda, et maanteeautoks kõlbab küll. Tagumine kojamees on, võiks öelda, 2 korda suurem kui Clio. Puhastab ikka kõva 2/3 vaateväljast ära. Nii, vaatame, mida siis pakub meile see jukeboks. Näiteks. Oh! Ole maa! Natukene nagu üle peksab, aga see heli on ikka tuumisem ja kvaliteetsem kui tolles eelmainitud Clios. No puhtust auto ei hoia, kuidagi see aerodünaamika on selline, et kogu see jama, mis esiratnalt tuleb, viskab külje aknasse. No ilm on ka muidugi piisavalt ilane täna, pole midagi imestada, ma arvan, et kui ma auto tagasi viin, see näeb välja nagu vita käib vabalt. Nii, esimeste kilomeetrite peale hoiab meil kütuse kulu 5,1, ettekulu 4,0, kiirus on 95 kilomeetrit tunnis, pöörded 1600. Täitsa okei võib öelda. Püsikiirus hoidjad sellest autost otsida ei maksa, ei leia lihtsalt. Kuid kõik muu, elektrilised peeglid, USB auk näiteks, konditsioneer, tagaakna soojendus, mida sa veel tahad? Turvapadjad isegi. 1, 2, 3, 4, vähemalt 4. Ja istumine on üsna mugav, kuigi jällegi ka sellel autol ei ole käetuge. Aga midagi istusasend on selline, ma tahan seda kätt endas üles hoida. Ja ta tundub nagu kuidagi mõnusam kui see hirmkallis Clio. Tõesti, kes tahab odavat, aga mitte head. No, Dacia on juba omaette klass autosid, kõik me mäletame Dacia Loganit. Ma rohkem sellest ei räägi. Äkki mõni solvub. Sellise auto ma julgen soovitada küll. Osta kellelegi. Ja kui ta on uus, siis ma kujutan ette, et ta kapitaalselt lagunema ka ei kipu. Esimese 100 000 peale, et selle 5 aastaga see 100 000 ära sõidetaksegi, et annad auto tagasi ja asi nutt. Ja selle auto disain, võrreldes nüüd vanemate Daciatega, siis hakkab ikka voolujoonelisemaks minema. Tagaots meenutas natukene Peugeot. Esiotal ka viga ei ole.
maagitäiega sellise kulu juures saab sõita keskeltläbi 800–900 kilomeetrit. Kui näed, elektriauto keset teed. Täitsa sooda. See auto on juba sõitnud 20 000 kilomeetrit. Oi, ma olen padavabandus. See auto on sõitnud 273 kilomeetrit. Ja nüüd näed, kompuuter on täitsa asjalik, mida jälle Cliol ei olnud. Näitab ära siis nagu kompuutri nullimisest alates tarvitatud kütuse. Pool liitrit on praegu läinud selle lülikese aja peale. Ja keskmine kulu on 5. Täitsa mõistlik. Vaatame GPS-iga, kui palju valetab spidomeeter. Igaks juhuks. Juures näitab 103. Arvan, nagu nad kõik näitavad niimoodi. Sooja puhub, ka talvel saab sõita. Praegu on siin all Bridgestone'i lamellrehvid. Vaikne on ka. See auto vist maksab 10 000. See on diisel. Et no muidugi linnainimesele seda ei soovitaks ja üsna kiirelt õhtale omadega. Bensiinimootoriga siiski. Aga bensiinimootoriga on jälle pakkuda 0,9 ja 1,2. No seda 0,9 juba proovisime, et üsna võimekas. Aga Clio on sees, pisem. Kohe kõvasti pisem. Mulle meeldib see rohkem. Vaat ei tea miks. Ja kiirendus on tal ikka diisli kohta võiks öelda, et üsna kibe. 90 valmis. Istmetel ei ole servasid, võt see on ka jälle kõik siis on küll mugav, aga ei ole servasid. No elab üle. Toatoos on eraldi. Pane siia kas kopikaid, eurokopikaid või tuhka. Sa tead. Selle peaks siit kaasa võtma. Kõik need elemendid on Dacia, täielik Dacia. Aga nüüd olla. Päris silma sulle ei karju, nii et elad üle. Hea, mõnus sujuv on. Ei pea teda väikesi edasi ajama, jalaga hoogu lükkama. Sõidab ise, no nii, kuidas vajutad.
5,1 keskmine kulu. Täitsa usk vaadata kohe. 17 kilomeetri peale muidugi, aga no mis siis? Tulebki nad tulema ka. Kellad. Seitsmeteistkümne kilomeetri peale oleme kulutanud 0,8 liitrit kütust. Just, kütust. Vabavaks kisuksin ka. Ma usun, et sellise autoga sõidaks isegi Tartusse. Võib-olla ei olegi selgväsin või midagi sellist. No miks peaks midagi? Praegu tundub juba üsna mugav. Sellise raha eest on autot külli veel. Või mitte rohkemgi. Seda ei juhtu just iga päev, kui Dacia juba täna 4. autost mööda sõidab.